väärtust loov praktika on kogemus, mis saab alguse sellest, kui kool ja asutus ja ka üliõpilane või õppur on ootuste ja eesmärgise selguse nimel dialoogis. Et praktikaasutusele on teada, mis on kooli ootus ja vajadus, mis on õppuri ootus ja vajadus ja täpselt samamoodi on teada, mis on asutuse ootused, vajadused ja võimalused. Kui me räägime praktikast või räägime koostööst, siis ei ole vahet, koostööst rääkides ei ole vahet, kas me räägime praktikaasutusega. Iga koostöö aluseks on usaldus, on austus, on seesama dialoog ja on teineteisega arvestamine. Minu jaoks on kõik see, mis puudutab Sisekaitseakadeemia praktikaid, mis puudutab Sisekaitseakadeemia ja Politsei- ja Piirivalveameti vahelist koostööd ühe suure ja väga keeruka mündi kaks erinevat poolt. Et samamoodi nagu füüsilises maailmas mündil ei saa olla ainult üks pool, siis need kaks poolt moodustavad terviku. Me ei saa häid tulevasi kolleege ilma selleta, et Sisekaitseakadeemia annaks neile parimat ekspertteadmist selle kohta, kuidas tulevikus oma tööd teha. Ja samas ma arvan, et kadettidel on väga keeruline aru saada sellest, kuhu nad tööle tulevad ja missugune on see organisatsioon, millesse nad tahavad tulla, kui nad ei käi meie juures praktikal ja nad ei näe meie häid kolleege, kes neid praktika käigus vastu võtavad ja neid juhendavad. Ja see kõik saab moodustada kadeti jaoks terviku üksnes siis, kui me kahe asutusena oleme pidevalt omavahelises suhtluses ja me mõistame teineteise ootusi, mõistame teineteise vajadusi ja saame aru sellest, et kuigi me oleme kaks eraldiseisvat organisatsiooni, siis meie igapäeva tegevuse keskmeks ja tuumaks on ikkagi see kadett, kes ootab meilt parimat võimalikku haridust, parimat võimalikku kogemust ja see saab tulla ainult läbi selle, et ta ei taju neid üleminekupunkte koolist, akadeemiast, PPA-sse, tööandjasse ja vastu. Ehk siis see on selline sujuv üleminek edasi-tagasi ja sellepärast ma loodangi, et meie koostööpraktikate arendamise osas jätkub edaspidi väga põhjalikult ja väga mitmetahuliselt. Just tänu sellele me saamegi jõuda sinna punkti, kus kadett päeva lõpuks ei saagi aru sellest, et ta liigub ühest organisatsioonist teise, vaid see on tema jaoks üks pikk sujuv õppeprotsess. Ma olen suga hästi nõus, sest õppimine ei ole uue info teada saamine, õppimine on kogemus. Ja kust ja kuidas veel õppur saab seda parimat kogemust kui selles töökeskkonnas või selles situatsioonis. Et ja loomulikult õppetöö käigus õppur saab ka uut infot, täpselt nii samuti nagu praktika käigus. Nüüd see edasiviiv koostöö või selline hea praktika kogemus tekibki siis, kui kool ja amet ja asutus teevad omavahel koostööd, loovad neid kogemusi, mis toetavad siis õppurit uute teadmiste, uute oskuste, uute hoiakute omandamisel. Sõnas tundub, et väga lihtne. Kõik hästi, mis siis on? Teeme dialoogi ja teeme koostööd ja oleme kõigeks hästi valmis. Väga oluline kogu selle praktikasüsteemi arendamisel või õppuri praktika kogemuse loomisel on valmisolek vastastikku märgata, valmisolek sekkuda, valmisolek kohaneda ja seda kõike ongi võimalik teha ainult siis, kui me vastastikku usaldame, me vastastikku suhtleme, me oleme selles protsessis koos, et mitte ei eelda, et me loome õppurile võimaluse, las ta siis ise ujub. Õppur ujubki ise, aga me peame neid võimalusi kohandama ja vastavalt õppuri vajadustele siis tekitama. Ja hästi oluline roll selle kõige juures ongi praktikajuhendajate arendamisel, et oleme seda ka eelnevates vestlustes võib-olla siin seal välja toonud, aga praktikajuhendaja, PPA töötaja, kes võtab uue tulevase kolleegi kadeti näol vastu, siis tema ongi tegelikult kõige parem visiitkaart, mis ühel organisatsioonil olla saab. Teadmised ja oskused ja kompetentsid tulevad kadetiga kaasa koolist. Tiinsed eksperdid teavad väga hästi seda,
mida politseiametnik peab oskama. Aga see, mis võib-olla kasutades meie peadirektori sõnu, mis teeb politseiametnikust hea inimese, see tuleb ikkagi läbi väärtusruumi. Ja seal on minu hinnangul praktikajuhendajatel määratult suur roll selles, et olla kindel, et see kadett teab, mida ta teha tohib, aga samas ta oskab teha ka väärtustel ja moraalil ja eetikal põhinevaid otsuseid, mida ta julgeb teha, mida ta peab õigeks, mida ta peab ka õiglaseks. Nii et siin ei ole praktikajuhendajal mitte üksnes praktiliste oskuste kinnistaja, vaid tegelikult on ta kadeti jaoks ka natukene selline teenäitaja, tema mentor, sest eks me kõik ole ise alustanud ka mingisugustel hetkedel uutel ametikohtadel, uute kogemustega ja mis on kõige keerulisem nende juures ongi see teadmine ja see arusaamine, et kust jookseb piir sobiliku ja sobimatu vahel, kust jookseb see õhkõrn moment, et kus mingid asjad on ühel hetkel moraalselt vastuvõetavad ja järgmisel hetkel võib-olla ületavad mingisuguseid kokkuleppelisi piire, mida me ei ole veel teadlikult vastu võtnud. Nii et sellepärast on hästi tore, et me panustame akadeemiaga üheskoos praktikajuhendajate arendamisse, et ka nemad saaksid aru, et kuivõrd kriitiline, kuivõrd oluline roll on neil tegelikult selle juures, et politseiametnike järgnevad põlvkonnad ei oleks mitte ainult targad, vaid et nad oleksid ka inimlikud. Ja mis on muutuvas siseturvalisus olukorras kindlasti oluline, et inimeste ootus politseiametnikele ei ole mitte enam ainult see, et nad saaksid lahenduse oma probleemile. Kas see varastatud jalgratas jõuab tagasi, kas see sissemurdmine saab lahendatud, kas mõni veel hullem probleem saab lahendatud. Aga nende ootus selle kõige juures on ka see, et see lahendus tuleks nendele soojalt, inimlikult selle inimese muresid arvesse võttes, mida ta tegelikult ju tahab. Ta ei taha tunda, et riik, mida politseiametnik tegelikult esindab, ei hooli tema inimlikest vajadustest, vaid ta tahabki saada sellist sooja ja toetavat lähendust. Nii et kui me võib-olla mõtleme, et need asjad on sellised suured ja hoomamatud, siis tegelikult need saavad ka alguse nendest väikestest asjadest, mis ongi praktikajuhendamine. Ja tegelikult praktikajuhendaja roll on väga oluline kooli jaoks. Nii seda, et me aitame praktikajuhendajat, kuidas ta saab juhendamise protsessis seesama mentor olla, kellele sa viitasid. Tegelikult on praktikajuhendajal seesama märkamise võimalus ja roll, et praktikandi pealt saab juhendaja märgata seda, mis on see osa õppes, mis võib-olla vajaks jõudu juurde, mis vajaks eraldi tähelepanu. Et kui me räägime sellisest koostööst, siis ta käib ikkagi sellise spiraalina, et me pidevalt arendame, me pidevalt muutume, me pidevalt märkame. Nii kooli poolt saame anda sisendid praktikajuhendajatele ja kindlasti on ootus koolil see, et me saame praktikajuhendajalt sisendit ja märkamist, mida oma õppetöös siis rakendada ja ellu viia.